Saate alguses lubasime rääkida Škoda uuest maasturist, mis tõepoolest automaailmas on vägagi oodatud ja tõenäoliselt ka Eesti inimeste seas üsna suureks hitiks saab. Kõigepealt lähme vaatame Škoda salongi, räägime masinast lähemalt ja siis astub juba püünale Raivo Rimm, kes vaatab juba Berliinis seda autot ise lähemalt. No, me käisime vaatamas erinevate autonäituste raames kõiki neid uuemaid SUV-sid, mis siis tulemas on. Viimane, mida siis näidati autonäitusel valmismudelina, oli Ateca, kas Kodiaki, mis oli tegelikult väljas ideeautona. Võib tema kõrvale panna, kui ütleme siis 2 sarnast autot? Jah, tegelikult on neid sarnast autos isegi 3. On Seat Ateca, mis on siis meie uuest Kodiakist veidi väiksem. Ja on olemas ka uus Volkswagen Tiguan, mis on ka samamoodi meie Kodiakist mõõtmete poolest veidi väiksem, aga tehniliselt nad tõesti rajanevad samal platvormil. Selleks on siis Volkswageni MQB uus modulaarne platvorm. No autosõbral ei ole ju mingi saladus, et need on kõik ühe grupi autod, et Škoda on selles järjekorras siis viimane. Jah, oleme teistest veidi hiljem turule tulnud, aga sedavõrd suurem saab meie start olema. Et me oleme või Škoda on selle mudeli siis oma stiili põhjal teinud, nagu ta on ka teiste mudelite puhul teinud, natuke venitanud seda pikemaks, natuke laiemaks. Ehk et kui me võrdleme näiteks Atecat ja Tiguani, siis meie oma on oluliselt pikem ja veidi ka laiem, suurem, et ta sobib siis natuke teisele sihtgrupile kui meie sõsarmudelid. Ja kindlasti on ta siis täiendus ka meie Yetile. Kui Yeti on 5-istmeline, siis see uus Kodiak on saadaval ka siis 7-istmelisena. Škoda on eestlaste üks arvastatumaid autosid, kui me ostunumbreid ka vaatame, mitte ainult siis meie enda nagu mulje järgi, et aastaauto tiitlid tulevad Robinal. Üldse see Volkswagen grupp on saanud hästi palju aastaauto tiitlid. Tekib loomulikult küsimus, et selle uue mudeliga, kas me saame ka rääkida teiste autode mudelitega võrdluses, et see hind saab olema seal natukene madalam. Võtame, ma ei tea, Audi Q5 või mida iganes, et selle sama grupi teised linnamaasturid või maasturid siis on kallimad. Jah, Škodale omaselt, et kui me vaatame ka minevikust, kuidas Octavia, kuidas Superb turul on tulnud, et siis meie hinnapoliitika on olnud selline konkurentidele natuke ebamugav, ütleme niimoodi, et me oleme suutnud väga madalalt pihta hakata. Ja selle mudeli puhul ilmselt me saame käia sama teed. Et kui alustada näiteks kas või sellest samast, et sellises autoklassis 7-istmelist autot väga ei leia, on üksikud konkurendid, siis see on kindlasti meie trump. Kindlasti me oleme Škoda puhul jälgimas ka meie varasemat rada, mis puudutab auto suurust, mahutavust. Et me oleme selles klassis uue mudeliga kindlasti üks suurimaid mahutavad. Lihtsalt numbrina tuues meie, kui auto on 5-istmeline, siis tema pakiruum on 720 liitrit. Kui ta on 7-istmeline, siis tema pakiruumi maht on 270 liitrit, mis on umbes 100 liitri võrra rohkem, kui ükski teine konkurent 7-istmelisena suudab pakkuda. Et naljaga pooleks öeldes, et 7-istmelisena on selle auto pakiruum veel 20 liitri võrra suurem kui meie kõige väiksema mudeli Škoda Citigo oma, nii et ta tuleb väga-väga suur ja mahutav auto. Siin võib tekkida küsimus, et kus kohas ma siis nüüd seisan, mingisugune selline nagu laohoone mood suur 20 meetri kõrgune selline kivimaja ja sellised nagu garaaži uksed, aga uskuge mind, et kõik, mis siin sees toimub, on täiesti vau. Olen ma siis nimelt nagu lubatud Berliinis ja kohe-kohe peaks toimuma siis uue Škoda Kodiaki maailma esmaesitlus. Silmad ei ole sellist autoesitlust veel näinud, kus ainuüksi külalisi kohal 700 koos kõige muu staffiga üle 1000 inimese. Just niimoodi esitletakse täna siis siin Berliinis uut Škoda Kodiaki ja loodame, et ka varsti on see auto Eestis olemas.
mis siin ikka pikalt rohkem rääkida, telepilt räägib ise enda eest ja pärastpoole uurime, kuna see auto ka Eestis jõuab, et ise televaataja seda juba siis käega katsuda saaks. Eesti turu jaoks autod valmistatakse veebruarikuus, esimesed autod, ja siis meie salongid nendega täituvad. Ja esimese hooga siis peakski saama nii salongi autod kui ka proovisõiduautod meie kätte umbes seal märtsi alguses, ütleme niimoodi. Ja siis loomulikult ka saab juba tellima hakata. Ehk kevadine autoost võiks siis seni oodata, kuni uus Škoda on käega ära katsutud, et vettuma ei pea. Jah, seda kindlasti.